7. näidisülesande puhul on nüüd taas väike eelis neil, kellel õnnestus see tööleht välja trükkida. Ja nemad saavad hakkama siis üsna lihtsalt. Tuleks lihtsalt seda joonist täiendada nende nii-öelda karvakestega, mis siis rõhutavad seda, et meil on tegemist nõgusa peegliga, kus siis valgust peegeldav pind asub kera siseküljel, aga teised, kellel siis trükkimisvõimalus puudub või puudus, joonistavad koos minuga. Ja alustame siis sellest, et joonistame endale ühest leheservast ühe sellise abijoone. Ja üsna siis selle lehe keskele märgime siis meie kõverpeegli keskpunkti. Ja nüüd tuleks siis võtta sirkel. Mul kahjuks on sirkel koolimajas ja seda videot salvestan ma siis kodus. Sirkli harude vahele neli sentimeetrit ja joonistada siia siis vastav kaar. Mul täiesti juhuslikult on peaaegu 4 sentimeetrise raadiusega mall, nii et ma joonistan selle kaare siis malli abil. Nii et jah, kui sul nüüd tõesti ei õnnestu väga täpselt seda 4 sentimeetrise raadiusega ehk 8 sentimeetrise läbimõõduga kaart joonistada, siis sentimeeter siia-sinna ei ole suur õnnetus. Ja nüüd me peaksime, eks ole, siia joonistama langeva kiire ja enam-vähem täpselt sama pildi saate siis, kui te selle kiire umbes selle abijoone suhtes 15-kraadise nurga all sätite. Ehk siis see abijoon oli siis vajalik selleks, et mõõta ära see nurk peeglile langeva kiire ja siis keskpunktist tõmmatud. Näete, need joonised on üsna sarnased. Nad ei ole loomulikult täpselt ühesugused, aga nad on
üsna sarnased. Igatahes saame me asuda nüüd selle juurde, mis on käesoleva ülesande lahendamise eesmärgiks, ehk siis jätkata joonisel kujutatud kiire käigu joonistamist. Ja nagu ikka, peame me siis alustama sellest, et me märgime ära joonisele langemispunkti ja joonestame langemispunkti ristsirge. Ja ka nõguspeegli puhul käib ristsirge joonistamine täpselt samamoodi nagu ka kumerpeeglil see oli, ehk me sätime joonlaua siis selliselt, et me hakkaksime justkui joonistama langemispunkti raadiust, aga eks ole, me ei piirdu lõiguga, mis kujutab meile raadiust, vaid me pikendame selle siis mõlemale poole punkte. Ja nüüd tekib meil siis võimalus mõõta nurka kiire ja ristsirge vahel. Ja siin muidugi on nüüd see lugu, et kuna meil osad joonistavad väljatrüki peale ja osad enda joonistatud peeglile, siis need nurgad kahjuks paraku ei tule meil mõõdetuna täpselt ühesuurused. Aga me oleme andnud endast parima. Mul on siin 48 kraadi. Kui ma ei eksi, siis sellel joonisel peaks see nurk, mis siis tegelikult ristsirge ja kiire vahele jääb, olema 45 kraadi. Nii et need, kes joonestasid siis väljatrükile, siis nende nurk on 45 kraadi, minu joonisel tuli 48 kraadi ja muideks me oleme ju teiega kokku leppinud, et kui mõõdetud nurgad erinevad vähem kui 5 kraadi võrra, siis me loeme need nurgad võrdseks, ehk siis mul tegelikult õnnestus joonistada täpselt samasugune nurk kui see, mis oli seal väljatrüki peal. Jah, küll 3-kraadise erinevusega, aga see 3-kraadine erinevus, võiks öelda, on tühine. Ja nüüd tuleb siis mõõta täpselt sama suur nurk teisele poole seda ristsirget. Ehk siis, eks ole, minul oli langemisnurk 48 kraadi, järelikult ka peegeldumisnurk peab olema 48 kraadi. Kui sul oli 45 kraadi, siis peab sul olema peegeldumisnurk 45 kraadi või kui sul oli mingi muu nurk, siis, eks ole, joonistad ka peegeldumisnurgaks selle muu nurga. Ja kindlasti ei unusta siis joonestamast siia peale ka seda
noolt, mis ütleb, et tegemist on peeglilt lahkuva kiirega ja kuna me seda nurka teiega mõõtsime ja see on siis peegeldumisnurk, siis kanname ka selle mõõdetud nurga suuruse siia joonisele peale. Nii et me oleme siis kujutanud konkreetse kiire käiku nõguspeeglil.